Ettemõte. Tere tulemast Ettemõtte saatesse. Taavi Kotka ja Henrik Roonemaa juhivad podcasti ja meil on täna külas inimene, kes tahab ehitada Eestisse Baltimaade suurima droonitehase. Välja on öeldud 2000 drooni ööpäevas, põhjus loomulikult seotud Ukraina sõjaga, mitte me oma lõbu pärast neid siin ei tooda. Ja see inimene on Neemo Vunk. Tere Neemo! Tere päevast, jah. Ja tere Taavi sulle. See peaks olema sinu teema. 2000 drooni ööpäevas tuleb Eesti inimestele kätte, iga üks paneb kodus kapi jahipüssi kõrvale. Täitsa sinu unistus. Jaa, muidugi. Ehk siis ma arvan, et me peaksime seda asja alustama hoopis teise koha pealt, et me peaksime tegema Neemole andma sõna, et ta teeb väikse tutvustuse, sest mul on tunne, et eestlased või ka meie kuulajad ei taju, kui ägeda valdkonnaga ja Neemo tegeleb ja kui suure asja ta juba tänaseks on ehitanud, et ma arvan, see on sissejuhatuse mõttes nagu oluline. Et Neemo, kui sa viitsid, räägi 2 sõna nagu oma tänasest tööpõllust ja numbritest. Kõigepealt täpsustaks paari asja, et 2000 drooni ööpäevas on ikkagi täisvõimsusel ja eks see on ikkagi vajaduspõhine, et kui see üks vajadus tekib, me paneme 3 vahetust tööle ja siis eesmärk on saavutada 2000 drooni. Tehas Eestisse ei ole kuskil öeldud, et see saab olema Eesti, et tehas Baltikumi. Et täna me peame siiski läbirääkimisi juba ja oleme ka Eesti vastavate distantside inimestega kohtunud, et leida parim võimalus tehase siis avamiseks kas Eestis, Lätis või Leedus. Ja, aga mõtlengi, et su oma taust on ikkagi Drone.ee. Jah, et tegelikult Drone.ee on loodud 2011. 2016 me avasime kaupluse Pillardi 22. 17, kui ma eksi, siis laienesime Leetu ja 24 september avasime siis Lätis oma esinduse ja see aasta nüüd jaanuaris ka Soomes, et tegutseme siis kogu Baltikumis ja nüüd ka siis Soome laieneme. Aga põhimõtteliselt sa tegelikult aitad ka ju ukrainlasi, et sa ei ole ainult Baltikumis. Jah, et oleme tegelenud sellega päris tugevasti ja tegeleme ja need on erinevad tahud, kuidas me seda teeme, aga sellest on saanud väga suur osa ja mida me väga palju ei ole tegelikult avalikult presenteerinud ja kindlasti ka siin podcastis väga palju seda ei tee. Ja seda ei peagi tegema. Aga kokkuvõttes me võime öelda, et sa tegelikult oled kogu Baltikumi kõige suurem droonimüüja. Jaa, seda võib öelda. Ja need käibed on 10 miljonites, ehk siis, et ei ole lihtsalt mehed metsast, vaid tegemist on ikkagi oma valdkonna tippspetsialistidega, kes teavad, mida nad teevad ja mida nad ehitada tahavad. Räägime korra veel enne, kui me selle tehase juurde räägime, kuidas sina täna vaatad just seda nagu Ukraina sõda, siin on tulnud järjest nagu uudised selle kohta, et nagu tank kui ütleme siis väeliik või üldse militaarvahend on oma aja ära elunud selles, et põhimõtteliselt on tegemist lihtsalt liikuva kirstuga, et küsimus on, et kui lähedale rindejoonele sind nagu põlema pannakse, et selle on üldse mingit küsimust, et kui sa nagu 2 sõnaga võtad kokku selle eelloo, mismoodi sina täna vaatad seda oma lahinguvälja toimuva arengut, et miks seda tehast just praegu väga vaja on siia piirkonda, et selline väike tausta kokkuvõte. Ettemõte. Roonemaa ja Kotka idupodcast. Henrik Roonemaa ja Taavi Kotka räägivad igal kolmapäeval sellest, kuidas Eesti 1000 korda suuremaks teha. Ettemõte.